Tere! Tänane nädala peatükk algab sõnadega. Jaakob aga lahkus Beršebast ja läks Haarani poole. Rashi seletab, et tegemist on eelmise nädala peatüki lõpu ümberjutustamisega. Tooras on kõik täpne, isegi ühest liigsest tähest on võimalik õppida tervet seadust. Seda enam terve teema, mida korratakse mitu korda, on juhis järgmistele põlvkondadele, igal ajal ja igal pool, ka tänapäeval, kuna Toora on igavene. Nimel Berseba on olemas kaks seletust. Esimene seletus, linn on saanud endale sellise nime tänu vannale, mida on antud leppe sõlmimise ajal Abimeleki ja Abrahami vahel. Teine seletus tänu 7 kaevale, mida on kaevatud peale Abimelekiga rahu sõlmimise. Mõlemad seletused viitavad juutide rahulikule seisundile ja läks Haarani poole, nagu ütlevad meie targad, et Haaran tähendab Haron af shel haolam, koht, kus põleb maailma looja viha. Tekib küsimus. Kõige kõrgem andis meile Toorat ja käske oma laia ja avatud käega. Igal pool, kuhu me suuname oma tähelepanu, leiame ette kirjutavaid käske või põhjuseid olla ettevaatlik, et mitte rikkuda 365 keelavat käsku. Kõige kõrgem oleks võinud vähemalt eemaldada meie muresid, mis on seotud pagendusega, elatisega ja nii edasi, et meil oleks lihtsam täita käske ning seda enam, et me ei peaks puutuma kokku materiaalsete asjadega, et saaksime rohkem aega veeta Toora telgis. Selle kohta jutustab Toora Jaakobi teest, et Iisraeli tee on puhtuses, kui ta on teistest eraldatud, mitte nii nagu Abraham, kellel sündis Ismael ja mitte nagu Iisak, kellel sündis Eesav, vaid nagu Jaakob, kelle säng on olnud puhas. Enne Jaakobi abiellumist, millega ta ehitas Iisraeli koda, on Iisak käskinud talle lahkuda Bersebast, lahkuda Kasemi ja Eberi Jeshivast ning minema Haarani poole, kus põles maailma looja viha. Enne kui Jaakob pidi asutama Iisraeli rahva, elas ta Bersebas, kohas, kus jumalikkus oli avatud ja tuntav, kus käske oli lihtne täita ja patustada oli keeruline. Kuid selleks, et ehitada Iisraeli rahva, pidi ta Bersebast lahkuma ja tulema Haarani, kohta, kus jumalikkus on peidetud, kohta, kus põleb maailma looja viha, kus patustada on lihtne ja käske täita on keeruline. Tänu sellele, et ta läbis kõiki proovile panekuid, sai ta ehitada Iisraeli koda. Tema säng on olnud puhas. See on ka juhis igale juudile. Tänu sellele, et ta puutub kokku proovile panekutega ja läbib neid, saab ta ehitada juudi kodu, valgusrikka ja sooja kodu. Tegevuste järjekord peab olema selline, nagu jutustab meile nädala peatükk. Kui Jaakob läks Haarani, esimene asi, millega ta hakkas tegelema, on palvetamine. Tekib küsimus, Jaakob läheb Haarani, et leida oma kaaslase. Kõigepealt oleks ta pidanud õppima kohalikku keelt ja kombeid, riietuma kohalikesse riietesse ja nii edasi. Kuid Jaakob pani kõik asjad kõrvale ja millega ta hakkas tegelema, ta sattus ühte paika, ta hakkas palvetama. Nagu oli varem öeldud, lugu Jaakobi kohta, nagu kõik Toora lood, on juhis kõikidele järgmistele põlvkondadele. Kui minnakse ehitama juudi kodu, võib mõelda, siiamaani on ta istunud ja õppinud Toorat, palvetanud ja täitnud käske, kuid nüüd, kui ta peab sisenema maailma, peab ta seda kõike kõrvale panema ja õppima kohalikke kombeid, harjumusi ja nii edasi. Selle kohta öeldakse talle ei, millega ta peab tegelema ja ta sattus ühte paika. Ta peab palvetama. Vastupidi, just praegu peab ta tegelema ja ta sattus ühte paika, isegi rohkem kui varem, kuna kogu tema eelmine teenistus, kui ta tegeles Tooraga, käskudega ja palvetamisega, pole piisav tema praeguse seisundi jaoks, kui ta siseneb maailma proovile panekutesse, mis on palju suuremad kui eelmised. Ta peab paluma kõige kõrgemalt, et ta annaks talle jõudu proovile panekus vastu pidada. Toora jätkab oma jutustusest. Kui Jaakob hakkas minema Haarani poole, siis ta võttis selle paiga kivisid ja pani enesele pea aluseks. Rashi seletab, et ta tegi piirdeaeda oma pea ümber, kuna ta kartis metsloomi. Jaakob teadis, kuhu ta läheb, ning isegi tee peal, kui ta pole veel saabunud Haarani, võib ta kohtuda metsloomi. Selle tõttu võttis ta kivisid ja pani neid oma pea ümber,
et metsloomadest ennast kaitsta. Jääb arusaamatuks, miks Jaakob pani kivisid ainult pea ja mitte ülejäänud keha ümber. Mis vahet seal on? Kui ta oleks lootnud kõige kõrgemale, siis poleks ta pidanud ka oma pead kaitsma. Ja kui ta ei soovinud loota asjadele, mis on looduse seadustes kõrgemad, oleks ta pidanud kaitsma tervet keha. Sellest saab aru tänu salmile. Sa sööd, siis oma käte vaevast, sa oled õnnis ja su käsi käib hästi. Salm täpsustab, et sa sööd just oma käte vaevast. Elatisega võib tegeleda kahel viisil. Läbi oma käte vaevast, kui pea on vaba ja saab tegeleda toorega ja teenistusega ning elatisega tegeletakse ainult kätega. Teine, läbi oma pea vaevast, kui elatisega seotud probleemidesse sukeldatakse koos peaga. Sa sööd, siis oma käte vaevast tähendab, et sa oled õnnis ja su käsi käib hästi, mitte ainult vaimulikkuses, vaid ka materiaalsuses. Kuna erinevad konksud ei aita, nagu on öeldud kogujas, ei olene leib tarkadest. Kuna konksud rikuvad inimest ära, nagu on seletatud paljudes kohtades. Kui Jaakob läks Haarani poole, teadis ta väga hästi, kuhu ta läheb. Ta teadis, et tal tuleb töötada Laabani juures. Ta teadis, et isegi tee peal on metsloomad ja nii edasi. Sellepärast võttis ta kivisid ja pani neid oma pea ümber, et tema peale ei saaks keegi ligi. Pea peab olema kaitstud nii teega seotud muredest kui ka töötades Laabani juures. See tähendab, et elatist hakkab ta teenima ainult kätega. See on juhis iga ühele. Peab vaatama, et pea oleks kaitstud ja pea peab olema selline, nagu see peab olema ning siis iseenesest ka käed ja jalad hakkavad olema sellised, nagu nad peavad olema. Elatist peab teenima vastavalt Shulchan Aruchile. Käed peavad olema sellised, et ainult vasak käsi lükkab eemale, kuid parem käsi peab tõmbama ligi ning jalad peavad jooksma käske täitma. Jaakob ümbritses ja kaitses ennast just kivide abil, et maailm ei saaks teda mõjutada. Jaakob sidus ennast mitte mõistusega, mitte tunnetega, isegi mitte taimete liigiga, vaid kividega, milles puudub elulisus. Juhis on järgmises. Kui minnakse maailma ning kui tahetakse, et maailm ei saaks mõjutada, siis peab ennast siduma kõigepealt taeva ikke vastuvõtmisega. Kividega, mõistusest ja tunnetest selleks ei piisa. Peab tundma ennast nagu elutu kivi. Eks ma ole oma hinge tantsutanud ja vaigistanud ja mu hing olugu otse kui põrm kõigi ees. Elutu ei saa ennast liigutada senikaua, kui keegi ei võtta teda ja ei tõsta teisele kohale. Samamoodi peab ennast tundma kui elutu, kui ori, keda kõige kõrgem tõstab ühest kohast teise ning ta peab laskma ennast ka edaspidi tõsta selleks, et täita kavatsust ja missiooni, mida kõige kõrgem on tema peale pannud. Autasu selle eest, nagu öeldakse lõigu lõpus, see kivi, mille ma panin sambaks, saab Jumala kojaks, mitte hõbe ja mitte kuld, vaid lihtsalt kivid. Seda enam mitte kividest linnast, mitte elumajast, vaid kividest, mida Jaakob leidis tee peal, ehitati Jumala kodu. Tänu millele? Tänu sellele, et Jaakob ümbritses ennast kividega ning tänu sellele, et ta sidus ennast kõige kõrgemaga tõotusega, mille mõte seisneb selles, et vastavalt oma tahtele, arusaamale ja tunnetele poleks ta seda teinud, kuid tõotus sunnib teda ning tänu sellele jõuab ta kõige kõrgemale üles tõusmisele ning kõige lihtsamatest asjadest saab Jumala kodu. See on juhis igaühele, eriliselt nendele, kes plaanivad ehitada uus juudi kodu, peigmehele ja pruudile, et mitte ainult palveraamad ja humash, mis asuvad kodus, on pühad, vaid ka kahvel ja lusikas peavad olema pühad. Tänu millele? Tänu sellele, et alus on ja ta sattus ühte paika, et mitte ainult ärkvel oleku ja palvetamise, vaid ka magamise ajal seal, kus praegu asutakse, hakkab olema taevavärav. Siis muutub kodu ja kõik, mis selle sees on, Jumala koduks. Shabbat shalom ja meeldivat toora õppimist.